Tere, ilusat alanud uut kalendriaastat. Ma jagasin oma Facebookis postitust, milles ma rääkisin kalendriaasta vahetumisest. Et praegu on meil siis periood, kus aasta vahetub kokkulepitud ajaarvamise järgi, kokkulepitud ajaühiku järgi. See on kollektiiv ja inimese poolt siis paika pandud ja kokku lepitud, omaks võetud, mis on tegelikult ka võtnud külge juba tänu sellele oma väe, sest väga-väga pikalt on kasutatud seda formaati, et aastavahetus on väekas ja kui kollektiiv seda nõnda kasutab, siis see omandab ka selle vastava väe, sest me kogu aeg süstime sinna seda manifestatsiooni, et aastavahetus on väekas ja kõik algab uuesti. Aga see ei ole naturaalne. See ei ole meie loomulik harmooniline rütm ja meie loomulik harmooniline rütm käib ikkagi looduse järgi ja loodus alustab oma uut aastat kevadise pööripäevaga, märtsi lõpus, aprilli algus. Osad peavad uue aasta alguseks täpselt seda märtsi pööripäeva. Teised ütlevad, et see on 1. aprill. Kuskile sinna ta jääb. Miks algab uus aasta just siis? Jälgi loodust, jälgi kevadet ja jälgi talve, mis praegu on sügav talv, eks ole, kõik magab. Mitte miski praegu ei alusta uuesti, loodus ei alusta uuesti, loodus on täiesti veel tudumas, peidus lumevaiba all ja valmistub. Ta valmistub ette seda kevadet, seda uut aastat vastu võtma võimalikult väekalt. Ta kogub seal mulla all toitained, karukoopas magab, et uuesti nii-öelda ärgata ja hakata oma toimetusi tegema. Kõik loodus praegu on täiesti vaikuses ja siis on inimene, kes arvab, et keset seda südatalve, kui on kõige pimedam aeg ka, võiks hakata otsast peale kõigega. Võiks hakata looma, võiks hakata nii-öelda sünnitama, eks ole, oma ideid, täiesti kannapööre teha oma eluga ja siis paari nädala pärast mõeldakse, et miks on depressioon. Ma kuskilt olen kuulnud, et kõige depressiivsem päev on 13. jaanuar, midagi sellist, et siis ongi umbes 2 nädalat möödas sellest aastavahetusest. Uusaasta lubadused ei ole saanud hoogu sisse, motivatsiooni ei ole, jõudu ei ole. Ja siis inimesed on pettunud, et pole minu aasta, järgmine aasta uuesti, järgmine jaanuar uuesti, eks ole, aga kus sul see jõud peaks tulema, kui praegu ongi tudumise aeg alles, kogumise aeg. Ja need sellised kannapöördelised uued algused tuleks luua alles kevadel, siis kui loodus ka toetab sinu protsessi, sinu ärkamist, külvamist, kasvamist, sündimist, õitsemist, elujõud pakatab kevadel, mitte praegu. Praegu on hea aeg paika panna idee tasandil seda, mida võiks teha, mida võiks hakata sünnitama ja mis on sinu selline alateaduse tasand praegu. Kas sa oled alateaduse tasandil valmis võtma uut algust, valmis võtma vastu uut algust? Mis sinu sees siin üldse toimub? Kas sinu sees on olemas eeldused, et alustada uut protsessi, kas see elujõud sinu sees üldse on olemas? Ja tasuks hoopis sellega tegeleda, mitte sundida ennast praegu väliselt tegutsema, vaid koguda seda kõike, mis sul on, sest tegelikult meie kõigi sees on hästi-hästi palju. Vahe on lihtsalt selles, kas me seda ära tunneme, kas meie sees on valmidus seda üldse kasutada, tahet seda kasutada. Sest kõik algab ju iseendast, mitte keegi teine ei süsti meile seda uut algust sisse, see peab tulema meie enda initsiatiivist. Nii et jah, ka numeroloogiliselt on aasta 2026 aasta number 1
uued algused, uued ärkamised, suunavõtmised, soosib ka kannapööret, nii nagu iga kevadine pööripäev. Ja hobune tahab vabadust, hobune tahab liikumist, hobune tahab hingata, hobune ei taha olla kammitsais. Hobuse aasta ametlikult Hiina kalendri järgi jõuab kohale 17. veebruar. Ja kui sa paned ühte patta kõik selle hobuse aasta numeroloogia number 1 kevadise pööripäeva ja sa lood endale manifesteerides, soovides, unistades, kohalolus olles, sa lood endale metsikult vägeva aasta. Ja ma olen täiesti kindel, et see aasta siin loobki väga-väga paljude jaoks väga suursuguseks, sest 2025 lammutas väga palju. Ja kui on toimunud suur lammutus, siis see tähendab seda, et ehitus peab tulema väga suurejooneline. Vastavus peab olema, eks ole, et me elame küll duaalses maailmas, eks ole. Aga me liigume järjest rohkem sinna ühtsuse poole. Kui duaalsuse reeglite järgi ühel pool on suur destruktsioon, peab teisel pool vastama täpselt sama suur ehitus või kuidas ma seda teise sõnaga võiksin öelda, kokkutulemine, loomine, küllus, ütleme siis niimoodi. Et ei saa olla niimoodi, et ühel pool on suur destruktsioon ja teisel pool küllust ei olegi. Need peavad täpselt olema samaväärsed, sest need on universumi reeglid. Ja kui sa ei näe veel seda, siis tuleb osata võtta vastu, tuleb osata märgata ja tuleb osata võtta vastu sellel tasandil, mis tasandil sa võib-olla ei ole harjunud vastu võtma. Sest sa lammutasid kõik selle, mis on sinule harjumuspärane, mis on illusoorne ja uus vastuvõtmise energia ei saa põhineda sellel samal destruktsioonil, eks ole, sest muidu on tulemus samasugune destruktsioon. See peab olema natukene teistsugune, see peab olema teisel tasandil. Mu häälekene ikka tahab natukene ära murduda, aga ma tahan jube palju rääkida. Sellega ole valmis vastu võtma uut algust, uut loomist teistmoodi, kui sa oled harjunud. Teistmoodi, kui sinu alateadvuse koodid sulle on öelnud. Sest meil on aasta number 1, eks ole, uued algused. Meil on hobune, kes ei taha olla kammitsais. Ehk siis on paralleel sellele, et ei taha olla selles vanas struktuuris, tahab vabadust, tahab uut, tahab liikumist, tahab tegutsemist ja see saab olema teistmoodi. Aga väga äge. Nii. Meil on ka täiskuu 3. jaanuaril. Kohe-kohe täna juba on energiad ja need energiad on paar päeva pärast ka. Kuu loob ennast vähimärgis ja jaanuari kuu kohta öeldakse hundikuu. Minule tekitab see kohe väga sellise müstilise vibe'i ja vähk on ka selline, kes on tegelikult sügav ja müstiline. Intuitsioon on märksõnaks. Selline sügav, salapärane, kuigi on täiskuu, mis sümboliseerib seda, et kõik on valgustatud, eks ole. Aga see energia, mida mina tajun, see sümboliseerib just nagu seda varjukülge, sügavust, salapära, alateadvust, müstilisust. Et sellised energiat meil üles tulevad ka emotsioonid. Sest vähk on emotsionaalne, mina olen ka vähk. Ja vähk ujub oma emotsioonides kogu aeg, tal kogu aeg midagi emotsionaalselt toimub, eks ole. Ja ma arvan, et see praegune täiskuu tõmbabki üles mingisugused hästi sügaval olevalt emotsioonid ülesse, aga mitte enam sellise varjutöö ja sügava transformatsiooni mõttes, vaid märkamise mõttes, teadvustamise mõttes, enda sügavuse nägemise mõttes, kes ma tegelikult olen, kui palju sügavust minus tegelikult on, kui palju intuitsiooni, tunnetust ja taju minus on, unenäod hästi olulised praegu. Mina täna öösel unes rändasin ühte oma eelmisesse
ma ei saa öelda eelmisesse ellu, ühte oma loomulikku olekusse, ütleme niimoodi, kellena ma olen elanud ja kellena mu osa minust igatseb tagasi elada. Vot nii, ehk selline väga-väga müstiline aeg on ja praegune aeg soodustab kaitsete loomist, et kõik see, mida sa hakkad alustama, mida sa hakkad looma siin uue aasta energiates, eks ole, et need on turvatundes loodud. Ma ei pea siin silmas erinevaid kaitserituaale, sellepärast et minul endal isiklikult puudub sügav usk nendesse. Need annavad selles mõttes juurde, aga kui alateadvuses puudub see teadmine, vastuvõtmine ja see koht üldse, et seda rituaali vastu võtta, siis see rituaal ei toimi. Ehk kui sa teed endale kaitserituaali, aga sinu närvisüsteemis ei ole turvatunnet, siis see kaitserituaal ei toimi. On minu selline arvamus. Ehk siis need kaks võiks ühilduda, alustades sellest, et sa lood oma närvisüsteemile turvatunde ja täiustad seda, mis iganes rituaaliga sulle tundub. Küünlarituaalid, kristallirituaalid, erinevad suitsud, mul siin praegu puju suitseb, lemmiktaim, millega suitsetada oma kodu üle, mida leiab meie karjamaadelt, heinamaadelt. Puju on selline taim, mis kasvab igal pool minu meelest. Selle suitsutada sellega oma kodu üle loob kaitset, toob maagilisi nägemusi ja enne und näiteks seda nuusutada või padja alla panna, ta toob ka prohvetlikke unenägusid, et puju oli vanasti nõidade taim, luues kaitset ja soodustades selget nägemist. Nii et ei pea olema erinevad välismaised taimed, on meil endal ka olemas kadakas, puju, lavendel küll ei ole meie oma taim, aga ka väga lihtsasti kättesaadav, samuti rosmariin on see, mis loob kaitset. Vot, erinevad kristallid, eks ole. Ja taotluste lugemine. Sul ei pea olema see nõialoits nii-öelda või see taotlusrituaal kuskilt kallilt ostetud, Google'ist leitud, väeka nõia tehtud. See võib olla sinu enda tehtud. Iseenda, sinu sõnad, kuidas sa endale kaitset peale loed, millist taime suitsu sa tahad kasutada selle rituaali läbiviimisel, milliseid kristalle sa tahad kasutada. Kasuta enda intuitsiooni, sest sinu intuitsioon ei valeta sulle, ta annab sulle täpselt need õiged juhised, millist kaitset sul parasjagu on vaja endale luua või siis nii-öelda seda, mis iganes rituaali. Vot, et see ei pea tulema kuskilt läbi 100 eurode ja läbi erinevate nõidade. See peab tulema siit, sinu enda seest. Ja hästi tähtis lisaks kõigele sellele on kaitse loomisel mindset seal taga. Kas sa lood kaitset hirmust? Kaitse loomise teine pool tavaliselt on see, et sa tunned, et sa oled kaitsetu. Ja kui meie alateadvuses on see tunne, et ma olen kaitsetu, ma pean looma kaitsme, siis seal on hirmuenergia. Hirmuenergia on väga magus ja meelitab ligi igasuguseid, keda me ei taha, et ligi tuleks. Et see mindset seal taga võiks olla pigem mitte selline hirm, et ma olen kaitsetu, vaid see, et mida ma teen, on lihtsalt nii vägev. Ja see, mida sa looma hakkad, on nii vägev ja sinu kaitseenergia, kaitserituaal lihtsalt on nii vägev, et sul on õigus seda väljendada, sul on õigus seda luua enda ellu, sest sa tahad, sa suudad, sa oskad ja sul on vaba tahe, eks ole. Vot nii, selline
Mul on natuke sihuke nõialik energia täna hommikul. Ma ärkasin üles, ma tundsin, et okei, täna on mingid nõiaenergiad üleval, et ma ei ole ammu sellises energias olnud. Tavaliselt ma liigun sinna kosmilisuse poole ikka. Aga täna on kuidagi niisugune nagu sügavam ja müstilisem ja endalegi üllatuseks tõin välja rituaalid, mida ma tavaliselt ei räägi või ei usu ja ise väga tihti ei praktiseeri. Aga see täiskuu energia, ma tunnen, kuidagi mõjutab, toob mingisuguse nõia poole ülesse. Aga vaatame kaartidelt ka, mis on meie nädalavahetuse energia, mis on meie nädalavahetuse sõnum. Ma isegi võtsin enda need kõige salapärasemad tarokaardid välja, mitte need, vaid ühed teised, mida ma tavaliselt väga tihti ei kasuta. Aga ma võtsin need igaks juhuks lauale, sest mulle tundus, et nad tahavad ka rääkida, aga ma võtan praegu ühed teised. Et vaadata energiaid, mis meil siin nädalavahetusel üleval on. Mul tunne, et ma pean ikkagi nendega ka seal sõnumid tõmbama. Mingi esivanemate teema tahab väga kõvasti üles tulla. Nii et vaatame siis teiste kaartidega ka, aga vaatame praegu siia. Üldienergia kollektiivile siia täiskuu nädalavahetusesse. Pentaaklite 10, mida see sümboliseerib? Esivanemaid. Ja küll, vaatame selle esivanemate sõnumi ka kohe üle, mis siit tahab tulla. Aga see sümboliseerib ka lisaks esivanemate liinile sellist stabiilselt kindlustatud tunnet. See ei ole lihtsalt emotsionaalne tunne, vaid see on ka see füüsiline tunne, mida sa saad oma ellu luua. Läbi erinevate praktiliste tegevuste ja kohalolu. Rääkisin siin sellest rituaalidest, et eesmärk on ikkagi enda närvisüsteem rahusse tuua. Ja see kaart seda nagu näitabki praegu. Traditsioonid, mis sellega on? Traditsioonid ja närvisüsteemi rahunemine. Tee midagi, mis sind on kogu aeg rahustanud. Mitte tuimestanud ja kõrvale viinud. See on midagi, mida sa oled juba ära unustanud, sa arvasid, et see on tühine, et pointless niimoodi enam ei tehta, see minuga enam ei toimi, aga tegelikult see on oma väge kogu aeg hoidnud ja oodanud, et sa enda jaoks selle uuesti avastaksid. Mingisugune sinu isiklik tegutsemise viis, mingi loomine. Mul kuidagi see ajaliin praegu jookseb hästi taha, hästi nagu kaugesse minevikku. Mida tegid sinu esivanemad? Tuleb selline. Mida tegid praegusel ajal sinu esivanemad? Iidsetel aegadel. Need transformeerusid, surmakaart. Neil on meie esivanemad kasutasid seda aega transformeeruda, mitte luua, mitte sünnitada, mitte hakata pihta, vaid transformatsiooniprotsess veel käib. Erak. Ei ole mingisugust rõkkavat uut algust, siin on veel kivi all peidus. Veel oma energiatega tutvumine
oma uute algustega tutvumine, mis ajaliin ennast üldse luua tahab. Millised energiad on segavad, millised energiad on toetavad, et see selline sügav protsess veel müntide 4K ei lähe kuskile veel väljapoole õitsema ega elama. Siin sees veel kasvad, et saaks väliselt kasvada ja üle voolada kõik see, mis siin on sisemiselt koguned. Karikate 6K jälle minevik. Jälle tasakaal tuleb läbi mineviku. Tasakaal tuleb läbi mineviku. See minevik ja see esivanemate liin on praegu hästi oluline, sest sealt on midagi meilt väga olulist võtta. Mida kasvatada, mida luua. Ära kiirusta. Oi, kui ilusad kaardid siin ka pool. Tasakaal. Mis on selle minevikuga? Sa ei saa minevikku ära unustada. Sa pead selle üheks looma praegusega ja uuega. Kuigi väga palju illusoorset ja valet ja rasket ja negatiivset kukkus maha, ei tähenda see seda, et sa peaksid selle ära unustama. See on see, mis vormis sinust praegu selle produkti, nii-öelda produkti seemnekese, kes sa praegu oled, sest ilma selle illusoorse reaalsuseta ja selle negatiivsuseta, mida sa kogesid ja selle raske energiata, sa ei suudaks luua seda uut algust, mis praegu ennast luua tahab, mis on praegu alles transformatsiooniprotsessis. Sa ei teinud mitte midagi valesti selles minevikus. Sa käitusid seal täpselt nii, nagu sa pidid käituma, täpselt nende teadmistega, mis sul parasjagu olid. Sulle tundub praegu, et sa tegid valesti, sest praegu sul on teised teadmised, praegu sul on uued teadmised, praegu sul on nagu teadus avardunud ja sellepärast tundub, et sa oled minevikus teinud nii palju valesti. Aga sul ei ole mõtet materdada seda minevikku, kui sul ei olnud minevikus neid teadmisi, oskusi, vahendeid, seda vastavat tuge, mis iganes sul praegu olemas on. Sul ei ole mõtet sinna minevikku saata seda viha, sest su mineviku mina ei ole seda pahameelt ja viha välja teeninud, sest ta oli niigi hädas. Ta oli niigi hädas selles olukorras ja sul ei tarvitse talle praegu veel juurde saata seda pahameelt. Saada talle armastust, saada talle mõistmist, anna talle ruumi. Ja see ongi see liin, kus sina tuled. See kõige olulisem liin. Siin ei mängi rolli ainult esivanemad ja sinu eelmised elud. Siin mängib kõige suuremat rolli see sinu praegune elu ja kui palju sa suudad iseendale andestada. Kui palju sa suudad iseendaga üheks tulla, sest mida rohkem sa oma mineviku minale saadad, seda pahameele ja viha energiat, seda rohkem sa killustud, seda rohkem sa eraldud iseendast ja sa ei jõuagi algallikale. Algallikani, mis on sinu sees, see kuivab. Algallikal, mis sinu sees voolab, ta ei ole kohtumõistja. Ta ei tee vahet heal ega halval, ta ei tule sind hukka mõistma sinu tegude eest. Sa ei pea häbenema oma minevikku mina, sellepärast et äkki keegi ei võta teda omaks. Me kõigi sees on oskus võtta omaks. Ainus, mida sa kardad, on see, et äkki sina ise ei suuda omaks võtta ja siis sul tekib see tunne, et sa peegeldad seda tunnet välja, et äkki teised ei võta omaks. Point on selles, et sa ise ei julge võtta omaks. Ja see kuivatab sinu sisemist algallikat.
mida rohkem sa tood enda mineviku minasid kokku, seda rohkem sinu algallikas saab õitseda ja voolata. See on algallika energia siin praegu, mul on niisugune tunne. Täiskuu aitab sul minna sügavale, et näha oma killustunud osasid ja need kokku korjata. Ainus, mida nad väärivad, on armastus. Sinu mõistuse tasand tahab neid kuidagi materdada, arvates, et see justkui vabastab sind süüst või häbist, vastupidi, see viib sind sügavamale süü ja häbitundesse. See on selline mõistuse ringiratast käimine. Kutsu kokku kõik oma mineviku minad. Neil kõigil on oma vägi, millest sünnib sinu kõige suurem ja tugevam vägi. Mitte eemale lükates, mitte ignoreerides, mitte läbi lõigates, vaid kokku tulemises. Ja see ongi ühtsus, mida me luua tahame. Ja see ühtsus hakkab endi sees, kui sa võtad omaks kõik, kes sa oled, läbi ülemise südamekeskuse. Läbi tingimusteta armastuse. Ja alles siis sa näed. Alles siis sa näed, kes sa päriselt oled ja alles siis sa saad aru, milline sinu uus algus peaks olema. Uut algust ei saa luua vihaga. Sa ei saa luua uut algust, kui sa oled vihane kõige selle peale, mis sinuga on juhtunud. Siis sa lood uue alguse vihaenergiaga. Ja see ei toida pikalt. Uus algus tuleb luua armastuse ja rahuga, sellepärast, et me elame juba sellises ajastus, kus kõik tuleb luua uut moodi ja see ongi see uut moodi loomine, millest ma video alguses rääkisin. Sa ei saa luua uut algust läbi pettumuse, solvumuse, viha. Tee sellega rahu. See on sinu kõige suurem üleminek ja transformatsioon praegu. Et seda uut algust luua täiesti teistmoodi, täiesti teise tasandi pealt. Et see muld on täiesti teistsugune, mida sa oled varem loonud, kasutanud alustamiseks. See tähendab, et sa peaksid viha ja pettumuse jällegi ära lõikama endast. Sul on õigus seda tunda. Tunneta see läbi, istu nende tunnetega. Ole kohal. Anna ruum sellele, et sa oled tundnud viha. Anna selle mineviku minale koht enda südames, kus ta on tundnud viha. Tal on okei. Tal on õigus seda tunda, sest teatud olukord on temas seda viha tekitanud, pettumust, kurbust. Ja ei ole mitte kellelgi õigust temal seda tunnet ära võtta, kui on vastavas situatsioonis seda tundnud. Aga mitte seda kanda kaasas, vaid ma annan ruumi enda mineviku minale, kes on selles ja selles hetkes tundnud seda ja seda emotsiooni. Ma annan tema loole ruumi. Ja ma lahustan selle valu, selle viha, selle emotsiooni valgusesse ja armastusse, sest mul on vaba tahe ja mitte miski ei tohi mind enam alla tõmmata. Või oma vaba tahte märgiks tunnistan või taotlen, et see viha mind enam alla ei tõmbaks. Ja loon sinna rahu, et minu uus algus sünniks rahu ja armastuse tasandil. Ja hinga. See hingamine on hästi oluline.
mulle öeldakse, et mine sügavale, mine veel sügavamale iseendasse, kui sa oled seni läinud. Sa leiad sealt kullaterad. Justkui nagu see praegune täiskuu avab portaali. Ma ei tea, kuidas sinule seostuvad hundid, aga kui mina mõtlen huntidest, siis alati mõtlen, et pime sügav mets, väga müstiline ja selline hästi, hundid on nüüd targad loomad, nad on ettevaatlikud ja nad on hästi targad loomad minu meelest. Ja neil on see sügav hunditarkus minna teistesse reaalsustesse. Ja meil on see hundi täiskuu praegu. Ja meil on vähk, kes toetab oma emotsioonidega ja emotsioonid on võtmed meie sügavustesse. Hunt, täiskuu, vähk. The power of 3 sets us free. Oh my god. See viib meid hästi sügavale iseendasse. Et sa leiaksid selle uue alguse, selle seemne, võtme. Mine sügavale, mine veel sügavamale iseendasse. Ma ei olnud valmis selliseks kanalduseks. Ma mõtlesin, et ma lihtsalt vaatan täna kaartidelt. Tavaliselt ma häälestan ennast ette, aga võt, mis juhtub, kui minna ilma eeldusteta ja spontaanselt, siis teinekord tulevad hoopis suuremad sõnumid. Nii, aga kuna need kaardid siin ka tahavad rääkida esivanemate sõnum. See, kes sa olid kunagi. See, kes sa olid kunagi. Mineviku vaimud. Sõnum. Surm, transformatsioon. Transformeeri endast see osa ära, kes kannab koormat. Ta ei saa enam eksisteerida sellisena, sa ei saa eksisteerida enam selle teadusega, et kõik on sinu vastutada, kõik on sinu kanda, kõik on sinu teha. Enam ei toimi. See osa sinust, ta ei pea enam, ta ei pea olema enam selles energias, miks sa hoiad teda selles energias, ta tahab vabadust, ta tahab lennata, torn, ta tahab kokku kukkuda. Selles mõttes, et see osa tahab ära lahustuda, ära laguneda. Mitte negatiivses mõttes hävineda. Müntide 3. Kuidas 3? Nii, palun fokusseeri. Hello. Ei fokusseeri. Vot, nii, fokusseeris ära. 3 münti, 3 haldakest. The power of 3 sets us free. See 3 vägi, mida ma siin rääkisin, eks ole. Esiteks, need energiad, mida ma välja tõin, lisaks hing, keha, vaim. Nende koostöö sünnib läbi selle, kui kõik sinu killustunud osad on omaks võetud. Seda paremini see 3. süsteem toimib. Ja toimub väga kiire liikumine. Väga kiire, ma tean, et sa ei näe siit mitte midagi praegu. Ega ei saa nendest kaartidest aru, aga väga kiire liikumine ja väga kiire vabanemine ahelatest. Nagu sangpommid kukuvad maha, mida sügavamale sa endasse lähed, seda rohkem sangpomme sa kätte saad, mida maha kukutada. Et uut algust luua. Ja liikuda palju rahulikuma reaalsuse poole. Kaarik, jumal tänatud. Mida sümboliseerib kaarik? Kaariku ees tarosüsteemis on alati 2 hobust. Siin on lausa mitu hobust.
on must ja valge hobune või must ja valge loom. Ja need on vaja tuua koostöösse, ehk jälle me jõuame sinna, et sinu erinevad osad peavad olema koostööd, et see kaarik, millega sina sõidad, ehk see sinu olemus siin kõik on ju, sinu reaalsus jõuaks võiduni. Ja selleks on vaja tuua ennast kokku ja ära lahustada see sinu osa, kes elab kammitsais. Tema küljest need kammitsad ära võtta, need erinevad mentaali loodud mingisugused piiramised. Nagu ma ei saa, sest teised arvavad halvasti, ma ei saa, sest mul on kohustused, ma ei saa, sest teised ootavad, ma ei saa, sest ma kardan. Mis iganes sul üles tuleb, see on välja mõeldud. See ei ole päris. Hirmud on mentaali tasandi loodud ja mentaali tasand on mõttetasand. Ja mõte on välja mõeldud. Mõte ei ole originaalne mitte kunagi. Mõte on alati välja mõeldud ja millegi peegeldust kuskilt tuleb, millegi kaja. Tal on alati nagu mingisugune koht, kust ta tuleb, ta ei ole originaalne. Ja sellest on vaja vabaneda, et saaks toimuda tasakaalustamine ja liikumine. No tasakaalukaardid siin topelt. Müntide kuus ja temperance. Ka eraldi tasakaalukaart, mille nimi on tasakaal. Et see tasakaal sinus saaks sündida läbi nende müstiliste sügavate energiate, mis praegu üleval on. Ära keskendu uue alguse loomisele, keskendu, see läheb ikkagi uue alguse loomise alla. Aga ära keskendu praegu sellele, et sa hakkad midagi väliselt tegema, looma, sünnitama, andma, vaid et see seeme, kust see uus algus saaks luua, see seeme ehk sina oleks võimalikult mürgivaba, umbrohu vaba, mille iganes segavate faktorite vaba ja selleks, et see saaks vabaks teha, on vaja minna sinna sügavale mulla sisse selle seemne juurde. Ja ta nendest kammitsatest ära päästa. Eks ole, metafoor jälle. Sinu intuitsioon on sinu taskulamp. Väga huvitav, sinu intuitsioon on sinu taskulamp. Seal mulla sees sinu valgus. Ja näitab sulle. Usalda seda. Ei ole õiget ega valet. On ainult sinu tee. Ja seal ei ole sellist kohtumõistmise energiat, mis on õige, mis on vale. Seal on sinu sisemine kompass. Võt nõnda. Nii, sõnumikaarte pole vaja tõmmata, mulle öeldakse. Kas me võime otsad kokku tõmmata? Tahab siit veel midagi tulla. Hoia silmad lahti. Tuleb veel sihukene sõnum. Kehtesta piirid. Piirid selles osas, mis ei kammitse sind, vaid piirid, mis sind vabastavad. Piirid, mis sind vabastavad. Mis lubavad sul olla sina ise. Ja mis ei lase teistel sinust üle sõita ja mis ei lase sinu mentaali tasandil endast jälle üle sõita, et saaksid tekkida kammitsad. Kehtesta endale piirid, mis deklareerivad sinu vabadust. Väga ilus lõppsõnu. Kehtesta endale piirid, mis deklareerivad sinu vabadust. Ilusat nädalavahetust, ilusat järjekordset iseenda sees kaevandamist, kui sa tunned, et sa oled selles protsessis ja selles teekonnas, kui see jutt üldse sinuga resoneerus. Mul on hea meel, kui sain sind natukene inspireerida. Ilusat jätku, aasta jätku, nädalavahetuse jätku. Ole tubli. Tšau.